No nii, tere, armsad naised, tere, armas Heliki, veel kord. Ja täna siis mul on selline viimane live selles grupis, viimane nagu omaette live. Ja mul on natuke kurb selle üle, sest see aasta läks nii ruttu, aga samas ma olen natuke uhke, sest kui ma mõtlesin sellele aastale, siis kuidas see üldse algas, kuidas see idee tuli ja see idee tuli väga-väga emotsionaalne, sest peale festivali, naiste heaolu festivali, kui me oleme seda teinud, meil lihtsalt see energia oli nii üleval ja me nii tahtsime koos olla ja midagi koos teha ja naistega jagada ja sellepärast tuligi see grupi idee. Ja esimesed tänusõnad siis kohe kõlavad teile, sest tänu teile see grupp ikka sündis. Kui te ei oleks seda toetanud ja osa sellest võtnud, siis see ei tuleks välja ja kõik see protsess, mis toimus selle aasta jooksul, siis ei oleks toimunud ilma teieta. Et olen selle eest väga tänulik. Ja meil on september tänulikkuse kuu ja see live on ka, noh, muidugi ma räägin ka tänulikkusest, aga rohkem vist võtan kokku seda aasta, mis me oleme siin koos viibinud ja ma pakun ka teile mõelda sellele, et kuidas sulle läks see terve aasta, kas sul oli võib-olla mingi selline oluline teema selle aasta jooksul, kas sa märkad, kas see aasta kuidagi on mõjutanud sinu elu? Mida sa üldse sellest mõtled või mingi live on sinu jaoks kuidagi meelde jäänud või pani mõtlema või midagi, et siis see on väga huvitav, kuidas teil läks selle aasta jooksul. Sest mina ütlen nii, et minu jaoks see oli väga-väga huvitav kogemus ja väga arendav. Ja vahepeal see oli no päris suur väljakutse, sest noh, nagu ma ütlesin, see esialgu see oli selline emotsionaalne selline idee, et me tahame koos olla ja midagi teha, aga pärast no nagu ma kuulasin Kristeli laivi, et mingil hetkel see energia hakkas vajuma, no nagu igas selles grupi või mingi protsessis. Aga samas me olime ka väga suured oma aja optimistid, kuna igaüks meist on nii palju tegemisi, oleme nii hõivatud ja selleks on vaja leida aega, et noh, läks nii, nagu läks. Aga samas mul on väga hea meel, et me saime sellega hakkama, mis iganes, kuidas see lõpuks tuli välja. Aga minu jaoks see oli väga, väga huvitav protsess tegelikult jah, sest minu jaoks see oli esimene kogemus, kus ma tegin seda online veebi, no sellise pikema sellise, ma ei oska seda nimetada, kas see ei ole koolitus, see on protsess, grupp, sest ma olen väga palju töötanud päris elus inimestega, erinevate gruppidega ja olen harjunud sellega, et ma kogu aeg näen inimeste silmi, ma häälestun grupi energiaga ja siis ma räägin ja siis ma mängin, laulan, mis iganes. Aga siin, no ma olen väga tänulik, kui keegi on kohal, aga isegi kui ei ole kedagi kohal, siis minu meelest see on natukene isegi tekib mingi maagia, sest veebis see häälestus, see ikka toimub, isegi kui sa ei tunne kohe tagasisidet inimestelt. Aga see on selline ruum, kus see distants ja aeg
kaob tähendust. Et me saame suhelda isegi, kui elame erinevates riikides, nagu praegu Hellikiga siin oleme ja isegi erineval ajal, kui inimesed vaatavad järele ja pärast jagavad, ikka on selline tunne, et me oleme ühes energiaruumis ja see on väga võimas. Ja see, et iga kuu meil olid erinevad teemad, et seda ma võin ka jagada, et minu jaoks ka sama nagu Kristel jagas, et mõned teemad olid keerulisemad ja see asi läks ka minu jaoks isiklikumaks, kui ma tõesti mõtlesin sellele teemale, mul käivitasid ka oma isiklikud protsessid ja mõtlesin sellele teemale, et kuidas mul sellega läheb ja tänu sellele ma sain ka oma sellest oma enesearengu tööd teha selles formaadis. Ja ja teiseks minu jaoks see oli selline, noh, mingil määral keeleline väljakutse, kuna eesti keel mul on selline õpitud keel, kuigi ma olen ka rahvusest ka pooleestlane. Ja ma olen harjunud rääkima ka oma erialastel teemadel, helidest, muusikast, mis iganes, aga kui on selline uus teema, et siis mul tekivad sellised kahtlused, kas ma oskan ennast väljendada nii, et tõesti anda seda mõtet, seda energiat, mida ma päriselt mõtlen. Ja ma olen väga tänulik, kui te annate tagasisidet, kui te toetate oma jagate oma muljeid ja pakun jah, mõelda sellele, et mis selle aasta jooksul oli just sulle oluline selles meie terve aasta protsessis. Kas sa oled vaadanud kõiki laive või osaliselt, sest meil praegu mina teen oma viimase laivi ja tulevad veel Viviani ja Terri live septembris ja 8. oktoobril me teeme koos ühislaivi. Ja siis lõpetame selle grupi. Ma arvan, et me jätame aega selleks, et te saaksite järele vaadata kõiki neid asju, mida on soovi vaadata ja kindlasti esitage meile küsimusi, kui on tekkinud, et selle eest me oleme väga tänulikud. Nii. Ja siis tänulikkusest, kuna meil tekkis selline teema, räägin sellest. Minu jaoks tänulikkus on juba ammu muutunud praktikaks. No nagu eelmisel Kristeli laivil ka oli sõnu sellest, et enne magama minekut mul on selline rituaal, et ma tuletan meelde päeva sündmusi ja tänan selle eest, mis on nii head või mis iganes meil, mis on juhtunud. Tänan kõige eest, mis mul on üldse olemas elus. Aga kui ma hakkasin mõtlema sellele tänulikkusele, noh, nagu igale meie sellele grupi teemale, siis ma hakkasin mõtlema, mis see tegelikult tänulikkus on ja mis me mõtleme selle all ja sina muidugi võid ka jagada, mis see sinu jaoks tähendab. Sest kõik need aitäh ja tänan, nad on sellised juba viisakuse no sellised sõnad, millega kõik on harjunud ja iga hästi kasvatatud inimene ütleb aitäh ja kas see on tõeline tänulikkus või see on lihtsalt sõna. Ja muidu seda tänulikkust on ka paljud uurinud, nii teadlased isegi on uurinud, et see on väga
väga kasulik meie jaoks, kui sa tunned seda tänulikkust. See mõjutab meie keha füüsilisel tasandil. Mõjutab nii, et isegi mõjutab meie vererõhku ja kui kuskil ühes laivis ma mäletan, et ma sellest ka rääkisin, et see tänulikkuse praktikad, nad produtseerivad neid õnnehormoone, mis mõjutab meie enesetunde. Ja vaimsel tasandil näiteks kõigis religioonides on see tänulikkus on ka väga tähtis, igas palves on ka tänusõnad, jah. Ja kui me mõtleme seda, et kui me hakkame midagi küsima või palvetama, et ikka me enne peame tänama, me nagu noh, esialgu anname seda tänulikkust, seda õnnistust, seda energiat ja neid no nagu öeldakse vibratsioonidest jah, et see, kui me mõtleme seda tänulikkust nagu vibratsiooni, Äh, ma isegi, no mõtlesin, kuidas seda mõõdetakse, seda vibratsiooni jah, ja seda uurisin ka, et no muidu minu jaoks need vibratsioonid ja sagedused on seotud muusikaga, kus sagedus on heli, jah, ja see vibreerib. Ja kui räägitakse just sellest erinevate tunnete sagedustest, no see ei ole nii noh, otse nagu vibratsioon. See on rohkem ikka metafoorne, et selline no, tegija nagu David Hawkins tegi sellise teadvuse kaardi, kus ta just jagas erinevad tunded ja emotsioonid niimoodi, andis nendele mingi sagedusi. Ja see tänulikkus, sama nagu rõõm ja nagu armastus on väga kõrgel selles skaalas, jah. Kui no need sellised nagu raskemad emotsioonid nagu viha, kurbus, nad on kuskil all ja siis tänulikkus, ta on seal 500 pluss, ta andis sellist hinnangut sellele tänulikkusele. Ja see on selline metafoorne asi, aga näiteks see Jaapani teadlane Masaru Emoto, sellest võib-olla olete ka kuulnud, kes tegi katseid veega, kus ta vee no nendele mingitele proovidele ütles erinevaid sõnu ja pärast ta külmetas neid ja tekkisid sellised kristallid, kus kus olid erinevad mustrid, jah. Ja tänulikkusel oli just selline väga ilus struktuur, väga ilus muster, jah. Ja kui olid näiteks sellised viha või sellised no sõnad agressia, siis need kristallid lõhkusid ja see näitas hoopis teise pildi, jah. Et selle järgi me saame vaadata, kuidas see tänulikkus, kuidas ta struktureerib näiteks vett juba selle järgi, aga kuna meie koosneme paljuski veest, me võime mõelda sellele, et kuidas see tunne mõjutab meid. Aga samas siin võib mõelda ka sellele, et kuna erinevates keeltes need sõnad kõlavad erinevalt, kui me ütleme, kas mis see jaapani keeles oli vist arigato minu meelest jah, kas või aitäh või thank you, mis iganes. Ja miks see vesi, kas see vesi on õppinud nii palju keeli, et ta saab sellest aru, et siis võib aru saada, et tegelikult see sõna, ta loeb, aga väiksemal määral kui see tunne, mis me paneme selle sõna sisse. Vaatan korraks chati ja oi, aitäh sulle, Heiliki, et oli suurepärane aasta ja
ja me saime hakkama ja bioresonantsis mõõdetakse ka erinevaid, emotsioone. Ja, vot sellest, ma tahtsin pöörata, sinu tähelepanu. Sa võid teha seda nagu praktikat, nagu meditatsiooni näiteks praegu, aga võid, lihtsalt mõelda sellele, pöörata tähelepanu, kui sa näiteks, praegu paned silmad kinni ja lihtsalt ütled aitäh ja pöörad tähelepanu kehasse ja mida sa tunned. Aitäh, aitäh, aitäh ja lihtsalt märka, mida sa tunned. Ja, ja nüüd pane oma peopesa südamele, oma rinna peale ja, ja mõtle, tuleta endale meelde midagi sellist, mille eest sa tõesti oled väga tänulik. Kui sul tuleb mingi sündmus või mingi kingitus või mingi selline asi, mis on viimati juhtunud, siis on väga hea, kui ei tule, siis sa võid tänada selle eest, et sa üldse oled olemas, elus ja terve ja sul on kodu ja sul on mingi ekraan, kus sa vaatad seda laivi. Ja siis ütle see aitäh, kui sa ühendad selle tundega, mis on tänulikkusega seotud. Ja lihtsalt märka, kas on su kehas midagi muutunud, kuidas sa seda koged. Ja hinga sisse, hinga välja, tunneta, kuidas sa nagu hingamisega, kui sa saad kehas kuskil seda tunnetada, seda tänutunde vibratsiooni, siis proovi koos hingamisega seda võimendada oma kehas ja isegi kujutleda, kuidas see tänu kiirgab sinu kehast nagu kuldne sära sinu ümber ja veelgi kaugemale. Ja viimane kord sügavalt hinga sisse seda tänutunde. Ja koos väljahingamisega ütle kõva häälega aitäh. Ja märka, kuidas sa tunned nüüd peale sellist praktikat, kas on midagi muutunud isegi peale paariminutilist sellist meditatsiooni, hästi lühikest häälestust. Sa võid kirjutada sellest kommentaaris. Ja sära on suur ümber. Aitäh! Aga mis ma tahtsin veel öelda, kui ma mõtlesin tänulikkusele. Ma sain aru, et minu jaoks see on ka üks arengutee ja ma sain aru, et tänulikkusel on ka selline varjupool, mida tahtsin jagada. Sest ma ise olen sellel noh, vaimse arengu teekonnal juba mitu aastat ja minu ümber on ka väga palju inimesi, kes on noh, pööravad tähelepanu sellele just spirituaalsusele ja vaimsele arengule. Ja näiteks minul on üks sõbranna, kes viimasel ajal ta läks lahku oma peigmehega. Ja tema jaoks see oli väga valus lahkuminek ja
kui me temaga suhtlesime, ta no kogu aeg oli seda tunda ja siis ta kogu aeg ütles: ma tänan ja et ta teeb neid tänupraktikaid ja siis ma hakkasin mõtlema, et no ta kogu aeg tänab ja nagu kõik oleks nagu hea, aga samas, miks temal on nii valus, no nii kaua see valu kestab ja siis mingil hetkel me temaga suhtlesime ja siis ma küsisin teda, et kuule, aga mida sa päriselt tunned, kas sa tõesti oled tänulik sellele mehele, kes no okei, ta ei olnud selline noh, täielik selline pervert või midagi sellist hullu, aga samas ta tegi ikka valusaid asju vahepeal, ta midagi no ütles sellist, mida ta ei pidanud ütlema ja see, kuidas ta vahepeal käitus, ta ei olnud ilus ja ma küsisin, kas sa tõesti oled selle tänulik, selle eest tänulik, kas südamest oled? Mida sa tegelikult tunned? Siis ta ütles: Tegelikult ma tunnen, et ma olen nagu maha jäetud, ma olen üksi, mul on kurb, mul on selline viha, et miks ta niimoodi käitus." Ja siis mul tekkis selline arusaamine, et no see tänupraktika, see ei ole ikka selline nagu instrument või mingi selline kreem või mis iganes selline plaaster, mida võib kuskile kleepida ja see parandab kohe. Et ilma selleta, et sa elad läbi neid raskeid emotsioone, mis on selle skaala nende vibratsioonide järgi on kuskil allpool. See tänulikkus, ta lihtsalt maskeerib valu. Kui sa ei tunnista endale neid raskeid emotsioone, et noh, ma ei tea, mida sina arvad sellest, kas on sul midagi sellist juhtunud, sest mina märkan paljudel, noh, just oma vaimsetel tuttavatel sellist asja, et nad ütlevad: "Ma tänan, tänan, ma armastan", aga tegelikult sees on nii palju viha ja sellega peab tegelema. Ja isegi, no mis ma praegu pakun sulle, kui noh, sinu jaoks see on selline noh, kui sa oled seda kogenud või noh, edaspidi, kui midagi sellist juhtub, et kui enne seda, kui sa tänad, et võtta kontakti oma tunnetega ja neid tunnete väljendamise viise on väga palju, sellest me oleme ka palju ka selle grupi aasta ajal rääkinud, nii kuidas neid kehast väljendada ja häälega ja sõnades, aga võib lihtsalt endale öelda näiteks nii: vaatamata sellele, et ma tunnen ennast halvasti, ma tänan selle eest, et ma olen ja siis võib neid igasuguseid plusse noh, juba loetleda. Mul samamoodi juhtus siin hiljuti, kui ma sattusin laste traumapunkti lapsega ja siis, kui ma istusin seal ja mul laps nuttis valust ja mina nutsin ja igal pool nii palju lapsi, kes kannatasid valust ja siis ma mõtlesin, no kuidas ma saan olla tänulik, no kuidas ma saan no seda armastuse no kui ma tõesti, ma sel momendil ma tunnetan seda valu ja ja tegelikult ma saan aru, et peab andma ruumi sellele elada läbi seda valu, mis sees on ja mis sel hetkel tuleb, sest kui sa ei anna ruumi sellele valule ja maskeerid selle lihtsalt tänulikkusega, see ei tööta. jah. Jaa, aitäh, Heiliki, et kõiki tundeid
On vaja, tunda jah, ja kui see tänulikkus on lihtsalt nagu aitäh-sõna, et see ei tööta nagu see, seisund, sest, tänulikkus tegelikult on, palju rohkem. Ja kui me saame ühendust, selle tänulikkuse, energiaga, siis see muutub juba selleks, võlukepikeseks, mis teeb neid, võlusid. Ja teine, teine siis, selline tänulikkuse vari, mida ma avastasin ka endas, seda, ego, osa. Võib-olla, see resoneerub ka, sinuga või sa leiad ka, teisi neid, varju tänulikkuses. Et, tänulikkuse ootamine, kuna näiteks mina olen muusik ja kui ma esinen, siis kui, kliendid on tänulikud, siis ma olen väga rõõmus. See annab mulle väga palju energiat ja inspiratsiooni edasi, tegutseda. Aga kui ma ei tunne seda tänulikkust, siis minu energia natuke nagu vajub, jah. Et, siis, tekib selline mõte, kas ma tõesti sõltun sellest, kuidas inimesed on, minu jaoks, tänulikud. Ja näiteks, mul eksmees, oli, kui ma tegin temale süüa, siis ta oli alati väga tänulik ja minu jaoks see oli nii inspireeriv, ma kohe olin valmis temale tegema nii palju ka teisi, asju, et, see tõesti oli väga hea tunne, kui inimene on sulle, siiralt niimoodi, tänulik. Aga mingil hetkel ma, avastasin ennast selles kohas, kus ma teen liiga palju ja nagu tagasi ma eriti ei saa sama palju, see energiavahetus kuidagi ei tööta. Siis ma hakkasin mõtlema, kas see tänulikkus, tegelikult võib olla ka selline manipuleerimise, instrument. Ja samas näiteks, kui me mõtleme kingitustele, kui, sa teed kingituse, tavaliselt, noh, on, nagu 2, võimalust teha kingitusi, et üks, et sa teed kingituse, noh, lihtsalt sellepärast, et sa seda pead tegema. Sa lähed sünnipäevale, et ilma kingituseta, ei saa, aga, teine asi, kui sa teed seda südamest, sa mõtled sellele inimesele, sa teed, no täiesti, hingest ja kui näiteks see inimene ta võtab vastu tänulikkusega seda kingitust. See võimendab seda rõõmu, sellepärast, on väga hea meel teha lastele kingitusi, sest kui lapsele meeldib kingitus, siis ta hüppab, ta, avaldab seda rõõmu nii palju. Aga, kui näiteks inimene ei rõõmusta nii palju või ütleb lihtsalt aitäh, et, kuidas sa reageerid sellele, kas, kui sa oled tõesti hingega, seda kingituse, teinud ja samamoodi, kui näiteks, sina saad kingituse, ähm, okei, kui see kingitus on tõesti selline, mida sa ootasid ja see on super, aga kui see on, ma ei tea, mingi, kolmas, ma ei tea, see kombain, mis iganes see hullu võib olla. Kuidas sa sellele, reageerid? Ja kuidas, siis, tänulikkuse, energia töötab? Praegu ma lihtsalt viskan õhku, seda mõtet, sest, sellele ma ei leidnud, vastuse, kuidas sellele reageerida. Ma saan aru, et kui see on siiras tänulikkus, see käivitab, energiat ja, tõstab, mõlemaid, nii, seda inimest, kes midagi teeb või kingib ja ka seda, kes sai selle kingituse. Aga kui see ei klapi, mis sellega teha? Ja, Heliki, kasutatakse teiste manipuleerimiseks ka ja viies paar koledaid sokke. See võib juhtuda ka. Ei tea, mis sellega teha.
ma tean, et läänemaailmas see on lihtsam, et seal kingitusi võib lihtsalt poodi tagasi anda ja saada selle eest kas raha või vahetada. Et siis jaga, kuidas sinu kultuuris saab seda lahendada, seda asja. Sellised siis minu tänulikkuse mõtted. Muidu, no nende varjudega tegeleda jah, et minu meelest see on ka üks väga huvitav enesearengu teekond, kui märkad selliseid asju ja mida rohkem sa oled südames selle päris tänulikkuse energias, seda vähem tekib selliseid asju, kus sa nõuad seda tänulikkust, et sa saad siiralt lihtsalt teha midagi, sellepärast et sa saad seda teha ja mitte nõuda ja rõõmustada, kui sa saad tänulikkuse ja mitte väga palju solvuda, kui sa seda ei saa. Ja Portugalis käis nii, et 24. detsembril jagati kingitusi ja 25. tormasid kõik poodidesse neid ringi vahetama. Ja see on väga hea mõte. Ja. Tahtsin veel lisada, et meil see september on tänulikkuse kuu, kuna see on meie selline viimane kuu, kus me tõesti tahame tänada teid ja meid ja ma tahan kindlasti tänada minu armsaid koosloojatari Kristelit, Territ ja Viiveni ja kõigepealt ma arvan, et Kristeli, kes avas meile kõigile seda veebigruppi sellist teekonda, kes kõige rohkem õpetas meid just selles osas. Aga ma arvan, et me kõik oleme väga tublid ja see on tõesti väga selline toetav koostöö, mis meil oli selle aasta jooksul. Seda ma väga väärtustan ja igaüks teist olid ka selle koostööprotsessi selline kaaslooja. Aitäh, aitäh, aitäh! Südamest aitäh! Jah. Aga tahtsin veel ühte alateemat siia lisada, sest minu jaoks september on tegelikult väga tähtis kuu. See on õppeaasta algus ja mina olen selline inimene, kes terve elu õpib. Ja sel aastal mul ei ole sellist akadeemilist mingit õppimist kuskil ülikoolis või mis iganes, aga ikka mul poeg läks kooli, et koos temaga nüüd mul tuleb see 8. klassi programm tuleb, see füüsika ja keemia siia mängu. Ja ja samas see on selline aeg, no võrreldes isegi päris no selle jaanuari aasta algusega, see on see õppeaasta, mis toob rohkem muutusi minu ellu. Sest algavad uued näiteks trennid, ma jätkan näiteks kooriproovidega ja minu selle tšello no tundidega, seal, kus mul oli suvel suvepuhkus, veel ideed minna kuskile trenni ja ma arvan, et paljudel inimestel on selline noh, selline transformeeruv hetk, kus sa tuled peale suvepuhkust tagasi tööle või lähed kuskile õppima. Väga, väga huvitav, kuidas sinu elus, kas see on ka nii tähtis, kas on sul plaanis midagi uut õppida või
midagi teha sellist uut. Mina näiteks, mul on näiteks plaanis, kuna suvel ma olen ostnud paar veebikoolitust, siis jah, suvel ei olnud üldse aega sellega tegeleda, et siis mul praegu on plaanis ikka sellega tegeleda. Ja minu jaoks on ka see, et kuna mul endal on ka sellised programmid, kus ma olen õpetaja rollis, heliteraapias ja nende kausside ja sellised, et see hooaeg meil ka algab. Ja üldse, no minu jaoks september, oktoobri algus on nii ilus aeg, sest meil on veel soe, seda me võime siin no, päris suveilma nautida, aga samas ei ole nii palav võib-olla, kui vahepeal suvel ei ole sellist kogu aeg mõtled, et peab kuskile puhkama minema, randa või mis iganes sellist ärevust, et saab rahulikult tegeleda oma elu planeerimise ja tööasjadega ja õppimisega. Et minu jaoks see aeg on tõesti väga noh, väga väärtuslik, et pärast oktoobri teiselt poolt see muutub juba rutiinseks ja ei ole nii põnev juba oodata neid jõulupuhkust. Et ma pakun sulle ka, kui sa tahad võtta sellist väikset väljakutset meie selle lõpu energias selleks, et võib-olla alustada midagi uut oma elus. Kas uue trenni või midagi õppida uut või võtta endale mingi uue harjumuse või võimlemise, et mõtle, mis see võiks sinu jaoks olla. Kas sa tahad sellega ühineda? Jaa, Heiliki, et septembris oled sündinud. Oi, kas sul oli juba sünnipäev? Mm. Jaa. 12. No väga hea, et sul on siis enne sünnipäeva ka huvitav aeg selline, millal sa saad üle vaadata oma aasta. No nii, ja mida ma veel tahtsin öelda, et tänasest laivist jah, ma rääkisin sellest, et minu kogemusest ja tänutundest ja septembrist, aga kindlasti me veel kohtume. See tänane live on selles formaadis mul viimane ja ma veel kord olen tänulik selle eest, et te andsite võimaluse seda teha. Ja ja kui ma võtan selle terve aasta, kuigi iga kuu meil olid erinevad teemad erinevate nurkade all, aga samas nad olid kõik ühest. Minu meelest see meie grupi nimi, see Naiste Heaolu grupp ja sama nagu Naiste Heaolu Festival ongi kõik naiste heaolust, energiast, tasakaalust, kuidas tunda ennast hästi ja kas me väljendame emotsioone, kas me tunnetame tänulikkust, kas me hoolitseme oma tervise eest, kas me puhkame või mis iganes me oleme siin vaadanud selle, tunneme ennast kerguses, armastuses, et kõik see on heaolust. Ja ma soovin kõigile teile ja meile just
kasutada selle grupi kogemuse, just võtta sealt midagi sellist, mida sa saad tõesti oma heaoluks teha, et tunda ennast hästi igapäevaselt, mis iganes sul kerkivad üles emotsioonid või rasked korrad, see kõik juhtub. Aga me lihtsalt tunnistame, et see on olemas ja täname selle eest. Täname, et me oleme olemast ka üksteist saame toetada ja kui nagu ma ütlesin kuskil laivil vist, et kui me saame kokku kuskil tänaval või kuskil üritusel, et ma julgustan sind, tule minu juurde ja siis teeme kalli, et tuletame endale meelde, kui tähtis see heaolu on ja toetame üksteist. Et sellega siis kõik tänaseks ja kohtume veel oktoobris ja ilusat sügist ja heaolu kõigile. Et kas Heiliki tuled mikrofoniga ka, ütled midagi? Tahaks ainult suur-suur aitäh öelda sulle. Nii ilusasti sa võtsid kõik kokku ja nii ilus oli kuulata kogu seda laivi täna. Et suur-suur tänu sulle. Ja kindlasti kohtume. Jaa, aitäh! Aitäh sulle.